Tervist! Eesti Vabariik kuulutati välja Tallinnas 24. veebruaril 1918. Esimene maailmasõda veel kestis ning seetõttu liikus Eestis väga palju erinevaid valuutasid. 30. novembril kehtestas ajutine valitsus riigi vääringuks Eesti marga. Eesti Pank asutati 24. veebruaril 1919 ja tema peaülesandeks sai raharingluse korraldamine. Selleks anti talle 30. aprillil 1919 ainuõigus lasta käibele pangatähti. 11. juulil 1924. aastal võeti Eestis kasutusele väärtusühikuna Rootsi krooni väärtusega võrdset kulla alusel seisvad niinimetatud kuldkrooni. Tegelikult aga kuldrahasid ei valmistatud ja Eesti krooni kasutati abstraktse väärtusühinguna peamiselt väliskaubanduses. Nimetuse kroon pakkus välja Otto Strandman. 1927. aasta mais vastu võetud rahaseadusega lõpetati Eesti marga ja penni kasutamine, mis hakkas kehtima 28. aasta 1. jaanuaril. Lõplikule nimetuse leidmisele eelnes pikk arutelu. Valitsuse eelnõus oli raha uue nimetusena pakutud taaler, mis võrdus 100 krossiga, kuid neist nimetustest loobuti. Jaan Tõnisson pakkus nimetuseks omaloodud nime kuldar, mis pidi koosnema 100 pennist ja võrduma kuldfrangiga nagu Läti latt. Toetust leidus ka nimedel Esta ja Est, kuna Lätis on latt ja Leedus litt. Lõpuks jäid kroon, mis võetud Rootsi järgi, ning sent Lääne-Euroopast. Kuna krooni vääringus pangatähti ei saadud õigeks ajaks valmis, siis lasti 28. aasta alguses ringlusesse 100 margaste viimane seeria, millel oli ületrükk 1 kroon. 28. aasta septembris võeti kasutusele 10-kroonised pangatähed, millele lisandusid järgnevatel aastatel ülejäänud nimiväärtustega rahad. Marga rahatähed korjati aegapikku ringlusest välja. 28. aasta 10-krooniste tiraaž oli 5 450 000. Järgmisel aastal tuli käibele 7,2 miljonit 5 kroonist. 50 krooniseid tuli käibele veidi üle miljoni. 32. aastal tuli käibele 2,7 miljonit 20 kroonist. 1935. aastal tuli käibele 485 000 100 kroonist. Lõplikult valmis kroonisari 36. aastal. Nende aastate jooksul tulid loomulikult käibele ka mündid. 1. septembril 1928 tuli käibele 25 sendine, mille kehtivus aga lõpetati süsteemi mittesobivusega 15. oktoobril 1936. Lisaks sellele olid kasutusel ka 1, 2, 5, 10, 20 ja 50 sendised ning 1 ja 2 kroonised. 37. aastal lasti ringlusesse 10 krooniste A-seeria, mida oli 4,65 miljonit. Kõik Eesti kroonid kujundasid Günther Reindorf ja Georg Westenberg. Kroonid valmistati Tallinnas riigi trükikojas. 1940. aastal valmis 10 krooniste B-seeria, mida oli 1,71 miljonit, kuid ringlusesse need ei jõudnudki. 25. novembril 1940 lasti koos krooniga käibele Nõukogude Liidu rubla. 1 krooni kursiks oli 1 rubla ja 25 kopikat. Iseseisva Eesti, nagu ka Läti ja Leedu oma raha, kuulutati kehtetuks 25. märtsil 1941. Rahareformi sümboolseks alguseks võib lugeda 26. septembrit 1987, mille ajalehes edasi avaldati Siim Kallase, Tiit Made, Edgar Savisaare ja Mikk Titma artikkel Eesti NSV isemajandamise alused, mis muu hulgas soovitas Eesti oma raha kasutusele võttu. 1989. aasta lõpus kuulutati välja Eesti krooni kujundusvõistlus. 8. mail 1990 tunnistas Eesti NSV Ülemnõukogu kehtetuks nime Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik ja taas kehtestas nime Eesti Vabariik. Ühtlasi muudeti kehtetuks Eesti NSV lipp, vapp ja hümn. See andis võimaluse pajutada müntidele vapilõvid. Esimene müntide kujundamise konkurss tühistati ja kohe kinnitati ka müntide uued kavandid. Paberraha konkurssi võitis Vladimir Taiger, kuid 1 ja 2 kroonised on siiski kujundanud Rihet Urmas Plommipuu. Osavõtjate seas oli nii professionaale kui amatööre. Kokku laekus üle 30 kavandikomplekti. Oma riigi ja toimiva turumajanduse loomise esimesed aastad olid inimestele keerulised. Poeletid olid tühjad ja inflatsioon tõusis pidevalt. Valitsus võttis kasutusele ostukaardid ja toiduainete talongid. 1991. aasta 30. detsembril
seisid inimesed tundide kaupa leiva järjekorras ja paljud jäidki leivata. Või kadus 92. aasta jaanuaril lettidelt, sest võikaupmehed ootasid hinnatõusu. Edgar Savisaar käis isiklikult võiladusid avamas. 17. juunil 1992 määras rahareformi komitee rahareformi läbiviimise kuupäevaks 20. juuni 1992. Vahetada sai sularaha kuni 1500 rubla, kursiga 10 rubla võrdub 1 kroon. Summad üle selle sai vahetada kursiga 50 rubla 1 kroon. 21. juunil teatas Siim Kallas, et ringlusesse lasti 593 164 250 krooni. Krooni saabudes juunis 92 maksis leivapets 80 senti kuni 1,5 krooni. Suhkrukilo maksis 6,6, 200-grammine võipakk 3,5 krooni. Keskmine brutopalk oli krooni tuleku ajal 549 krooni, põllumajanduses vaid 388 krooni. Esimesed 1- ja 2-kroonised trükiti Ameerika Ühendriikides, teised kupüürid Inglismaal. Kroonikupüüride esiküljel kujutatakse mõnda kultuuritegelast, tagaküljel eestlastele olulist paika või sümbolit. 1993. aastal anti välja 5-kroonised mündid Eesti Vabariigi 75. aastapäeva puhul ning järgmisel aastal Eesti Panga 75. aastapäeva puhul. Kuni 1994. aastani emiteeritud kupüüride mõõtmed olid 140 × 70 mm. Hilisemate kupüüride mõõtmed on 140 × 69 mm. Kasutusel oli 8 nominaali: 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 ja 500 krooni. 50-kroonised tulid käibele alles 1994. aastal. 27. mai hommikul 1995. aastal astus Tallinnas Liivalaia tänaval asuvasse Hansapanga rahahoidlasse tundmatu noormees. Relva ähvardusel käsutas ta 2 kassiiri põrandale pikali ja ladus avatud seifist omale kotti ligi 2,3 miljonit krooni. 3 minuti pärast oli ta kadunud. Teda ega raha ei leitud kunagi üles. 2008. aastal lasti välja 10-kroonine Meenepanga täht, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi 90. aastapäevale. Lisaks kupüüridele olid käibel ka mündid, 5, 10, 20 ja 50 sendised ning 1 ja 2 krooni. Lisaks neile olid kasutusel ka mõned meenemündid, näiteks 1, 10, 15, 50, 65, 100 ja 500 kroonised. 1. jaanuarist 2011 kehtib Eestis maksevahendina euro. Ametliku kursi järgi on 1 euro 15,64 krooni. Tänan, et leidsid aja vaadata seda videot. Kui sul on soov mõnest videost, siis anna mulle sellest teada. Kohtume peagi, nägemist!